It gets bad, but the hardest part was waking you up again. Don't you wanna know where the end of science begins? But there's these infinite possibilities, lost stars, black holes, all a symphony unexplored. But you're just so sure you got it figured out. So when we hit the limit with everything defined, we got ourselves in a bind. I wanna know where we go 20 years from now. Will we see a future built by new machines? Built by new machines. Built by new machines. Niko vaba elu. Absoluutselt. Miks ma olid, nii oota. Mida? Ta singib. Aine, nii. Vaata video. Vaat see on intro, mul ei ole rohkem see on hea sink. Ivaril on hea vaadata, saab kohe neid veive. Okei. See oli suurepärane algus. Nii, Okay. Ma tahtsin teilt alustada selle teemaga, et meil täna on jaanipäev, aine. Ehk siis, mis me türa teeme? Mis me teeme? Kõigepealt võiks tegelikult öelda rahvale tere ka. Tere, tere pede. Sina vaataja. Tere pede. See kaamera, see. Tahame välja tuua kommenteerija. Seal. Aine, jah. Ja, aga igales jaanide teema. Ja, siis täna ilmselt, mida sa ikka jaanidel teed, lähed lõket vaatama ja... Ivar läheb jaanipäeval lõket vaatama. Ma lähen ainult lõket vaatama, ma alkoholi kindlasti ei tarbi. Mitte kunagi. Keegi peab Kainiga ka olema. Iga päev ei saa ka juua, aine. Ma oleks ka, noh. Ja kained passengerid võiksid ka olla. Aga jah, ma ei tea, eks elu näitab, mis jaanid toovad. Ma tahtsin, tere, see on nii sitta, et ma tahtsin, Tõmba mikro võid säärne. sorry, ma tahtsin, täna on jaanipäev, me peaks olema nagu special epa, see on nagu Christmas special, aga meil on jaanipäeva special. Mida sa räägid jaanipäeva spetsialist? Sul on, iga jaanid on täpselt samasugused. Sa vaatad lõket, sa jood ennast täiesti lappe, nagu mis Jaanipäev on nagu väga ühedimensiooniline ja see on nagu kõige fucking eestlaslikum püha. Püha lihtsalt. One block Rubik's Cube. See on eestlaslik püha, see ei ole midagi complicated, straight to the point. Siis follow-up küsimus, miks me türa podcasti ja miks me ei joo juba? Kui jaanipäev on. Kelle oled vaadanud või? Nii, ma ei tea, mis kell on. Selles suhtes, et mulle meeldib ka nagu juua, aga tavaliselt kui kell mingi 3-4, mis kell on jooma hakata, siis nagu hakkab veitsika parmu tunne tulema või? Soojendama peab ka ju, ega sa ei saa külmad peale. Eile sai soojendatud natuke juba. Sina muidugi ei saanud, aga noh, tead. Ma vist hakkasin jõudma pointiga sinna, et ma tahan juua. Aga eile sa ei tahtnud ju juua? Ei, mul oli fucking ema autoga türa nagu noh. Ei, ma mõtlen nagu eile, kui me tulime Tallinnas, siis sa ütlesid, türa, ma olen tegelikult juba seal, nagu ma tegelikult üldse jaanidel, mõtlen, et türa, ma ei tahagi väga juua tegelikult vaata. See oli Tallinna mina, see oli Tallinna. See oli haritlane, see ärge kuula. Kohe kui jalg muhu minna muutus, siis... Jaa, sa tead, ma tean, et mul ei ole homme tööd. Käsi hakkab värisema. Lihtsalt mingi nähtamatu magnet tõmbab juba selle liivapoe alkoholeti poole. Muhu mina versus mandri mina. Täpselt. See ei ole sama. See ei ole sama. Sa ei ole sina ise. Tegelikult ei ole. Kui sa oled näljane. Kui sul kurk kuivab. Kui sa oled mandrina. Üldiselt, fuck. Ma eile rääkisin ka sellest, kui närvi mind ajab see, et ma nagu Tallinnas olles, siis ei ole nagu mingeid putukaid, mingit sääski, mitte midagi ei ole, onju. Kohe esimese asjana ma olen jõudnud 5 minutit siin Nortsi taga parklas tiksuda ja mul on lihtsalt fucking Sääsemeri on ümber juba ja ma tahan juba fucking Tallinnasse tagasi saada. Sääsed on fucking putsis. Ma just käisin kuradi ma käisin Naaretsi gümnaasiumi lõpetamisel ja sääks tuli ja hakkas imema minust veeled läbi minu valge särgi ja ma ei pannud tähel seda ja ma lõmastasin ära ja mu valge särgi selle peal on hiiglaslik vereplekk ja ma ei saa midagi teha sinna, loodus lihtsalt KO-s. Ainuke asi, mis
Tallinnas putukate osas mind häirib on see, et meil töö juures lendab kogu aeg mingeid herilasi ja siukseid vendi sisse. Ja mina olen nagu see vend ka, kes nagu kui herilast näeb, siis mina olen teises toa otsas. Sa oled see vend, kes ma juba olen liftiga alla teel, vaata, ma lähen juba koju. Aega need puhkusepäevad käiku lasta. Ja siis ongi iga kord, kui mingi herilane sisse tripib, siis hakkab ka nagu, teised vennad on ka siuksed, et mitte küll nii ei karda herilast, vaata, kui herilane ikka lähedale tuleb, siis ikka hakkad nagu veits nagu ei taha sotsalt ikka saada. Ja siis ongi pidevalt on meil mingid herilased toas ja siis on kogu aeg on mingi üle päeva on siuke tiks, kus kuradi poole tööpäeva pealt lihtsalt terve kontor hakkab kuradi ringi hüppama, sellepärast et fucking herilased ajavad taga neid. Ma lihtsalt hakkad ütlema, et vaata, sa oled nagu IT-firmas, vaata, sa ei saa olla see IT-vend, sest kõik on IT-vennad. Aga sa oled see vend, kes tegeleb herilastega. Oh my god, see on nagu special occupation, see, et aga see on workplace hazard ju. Kui nad lendad ringi, sa saad suuida. Ma arvan, sa saaksid suuida. See tasuks ennast ära. Sul on mingi allergia ka, sa oled kaela mingi selle, sa võid actually ära lämmuda. Ja ma tahaks räigelt ära surra ja siis on nagu vähemalt on firma süüdi. Sa pead võtma selle kuuli tiimi eest. I mean mis tiimid puhkus oleks ilmselt päris kopsakas ma arvan küll jah, kui mis ma selle puhkuserahadega ja asjadega teen, kui ma maha maetakse mind, ma ei tea. Ma arvan ka, et peale ühte herilast siis on kõik läbi. Vähemalt on ilusad matused. Pilt läheb mustaks ja loota ju võib. Open casketiga kindlasti mitte. Nägu on lihtsalt lilla vend, egi bloob. Muutun normaalseks teletuksuks. Sponsi, aura sponsid. Jah, mingi kuradi Lastovassi kuradi tank. Left 4 Deadis. Left 4 Dead, jah. Fucking hiima. Mundo. Bulge lihtsalt. Okei, aga ma tahtsin nüüd ühte küsimus küsida, mida ma rääkisin, ma ei tea, teilt ma vist ei ole keeleltki küsinud seda veel. Ükskord me põksusime Aimariga ja siis me läksime temaga vaidlema. Nimelt küsimus oli selles, et kui sul antaks lõputult raha ringi reisimiseks, aga sa ei tohiks enam mitte kunagi autot kasutada, nagu enda autot omada, kas sa võtaksid selle diili vastu? Ma tean, mis Aimar juba ütles. Hell yeah, võtaks tere. Ma võtaks ka. Ma ei saa aru, miks see küsimus Depends on ta nagu, mida sa antaks infinite raha reisimisest, kas on nagu... No sa saad selles suhtes, et sa saad üle maailma igale poole nii palju reisida. Aga kas ma saan kasutada seda raha siis ainult transpordiks või nagu ka hotellid? Ei no sa saad ikkagi kõik asjad nagu, mis reisimise juurde kuuluvad. Mida sul on vaja reisida? Peale auto. Jaa, obviously nagu prolli nagu sa saaksid prolli teha fucking sellega, sul on infinite possibilities sellega. Ma ei näe, mis oleks nagu autos nii head, mida ma ei saa asendada reisimisega. Ja, kas ma ei saaks nagu mingi fucking ma saaks kuradi reisida Kohilast Raplasse või siit mingi muust kuivastust. Vend saab lõputult raha reisimiseks. See on ka reis, nagu infinite taabs, ma saan nagu sõita. Ma saaksingi eralennukiga. Ma saaksin Kohilast Raplasse praegu tasuta külaliini bussi. Ma saaksin 20 hobusega tegelikult. Ma saaksin 20 kliksi panna ka ju. See on ka reis ju, ma saaksin kõik tasuta mingi eralennukiga. Kui sa läksid reisimine üle kogu Eesti, siis ilmselt ei oleks väärt. Ei, siis mitte. Üle kogu maailma. Ja, aga üle maailma saaks kasutada seda oma mingi kuradi lihtsalt naabri juurde sõitmiseks. Mul on oma mingi autojõud, kellele ma maksan oma infinite rahast miljoneid, kes lihtsalt transab mind. Põhimõtteliselt küll, jah. Nagu, obviously, miks auto treidida for infinite money nagu traversimise jooksu. Don't be dumb. Oliver, ma oletan, et sa võtaks ka selle vastu. Jaa, muidugi. Aga igatahes Aimar ütles mulle, et mina olen down selle peale. Sellepärast, et tema oli nagu kohe, et ma ei elu sees oma autot nagu, mul on autot. Sa pead arvestama, Aimar sündis autoroolis. Ja kes veel, ma rääkisin veel teistele ka, siis Mikko ja mingid, Mikko oli, kes veel oli... Tere, kes veel seal oli? Keegi oli veel, Eerik. Nemad olid ka nagu, et raudselt võtaks vastu vaata. Siis oligi mingi Helerin, Aimar, Askod, need olid siis need nagu, kes oli nagu... Kui ka võtan vastu. Did you love the car, bro? See oleks nii hea tööintervjuu küsimus, nagu sa saad weed out'ida kõik need kuradi. Ja, kui sa tead lihtsalt, et ta vastab auto lihtsalt. Sellepärast oligi, see see küsimus, mida ma tegelikult oleks tahtnud Sebi käest küsida, sest et Sebilt on
huvitav just sellepärast seda küsida, et temale meeldib sitaks reisida. Ta on see mõlemad, jah. Aga talle meeldivad sitaks autod ka, nii et temal võib oleks actually nagu vaja veits mõelda. Kuigi ma arvan, et nagu kellelgi ei saa autod nii palju. Okei, Aimar ja see just näiteks, aga come on nagu. Tere, see oli terve ports inimesi, kes ütlesid ei selle peale, nii et. Peab nagu kaine mõistus säilitama nagu, come on. Ma arvan, et Karel crackis selle code'i ja, et kui sul on siuke nagu personal autojuht, vaata. Jaa, sa saad reisida. Reis võib olla ka kuradi 5 kilomeetrit. Sul on private jet, sul ei ole isegi auto. Ma võiksin Tallinnast kuradi muhku panna kuradi oma eralennukiga, kuna see on aga reis. to be fair, kui sa teha nagu huvitavamaks küsimuseks, sa teedki mingi, et alla 10 kilomeetri ei ole mingi reis näiteks. Siis läheb tegelikult meil oligi see, point oligi see pigem, et sa saad ikkagi nagu mitte see, et sa kuradi lähed, okei, ma tahan nüüd fucking Liivalt Koguvasse minna, see on ka free trip, on ju. Pigem oli see mõte, et ikkagi sa saad nagu, lõputult ükskõik kuhu lennata ja nagu seda maailma reisi, et see oli pigem see point. Aga nagu kui ma seda loophole'i kasutaks, siis still nagu, come on, dude, nagu mul pole aega autoga sõita, kuna I'll be tripping nagu mis ma siin autoga kuradi, ma sporta taga ikka põksun, ma olen Barcelonas. Sa pead ei sõidagi selle autoga, sest ta lihtsalt on juua täis kogu aeg, ta istub auto kõrval türa. Yes, come on dog. Ei jaa. Nagu stop the cap, nagu obviously ma pigem reiskiks, nagu see prolli saaks oma mingi töökoha ka selleks teha, aga sa saaksid kogu oma elu lihtsalt peisida selle peale. Sa oled fucking Instagrami influencer ja sa oled nagu Vlogger. Infinite reis lihtsalt. Sul pole kodu ka vaja, kuna hotell on jällegi included sinu reisis, nii et ja food ka, nagu tegelikult sul ei ole vaja tööle minna, sa pead lihtsalt kogu aeg reisima. Sa oled igavesti lõksus reisimisel. See oleks jah, see võib-olla, miinus oleks võib-olla see, et sa tüdinid ära sellest. Ja ilmselt küll, jaa. Kõik riigid on läbi käinud. Aga sul on samas variant, et kui sa ei taha enam reisida, sa ei pea sa saad lihtsalt ilma autota tööle. Sa lihtsalt hakkad käima ilma autota tööl. Aga prolli, sa oled nii palju money make inud sellest ka, sa saad kindlasti teha kuidagi selle tööks, et sul on infinite raha reisida. Sa kas või võtad inimesi kaasa, sa saaksid nagu mingi mad giid või midagi, kuna sa oled kõik riigid käinud. Nagu literally sa saad, kui sa saad semusi ka kaasa võtta selle pergiga, nagu jällegi üks loophole, siis on nagu eriti easy ju. Sa mingi poole hinnaga müüd reise või midagi lihtsalt. Karel paneb lihtsalt fucking lennufirmad out of business. Ja see panekski. Mina oleksingi lennufirmad. Sa ostad need kõik piletid ära lennufirmadelt. Yes. Aga ise nagu show up'i vaatas, lennukid lihtsalt tühjalt lendavad edasi. Ma teen lihtsalt pulli pärast. Lihtsalt flexida. Tühjalt lennukid lihtsalt lendavad. See mingi Ryanair on nii kordi 2021 ja meil on Karel Air nüüd. Ja kordi Halloweeni puhul joos siin kõik ära ja siis vaatad mingi tühjad lennukid lendavad, kammivad ära kõik mingi Friday Dirty. Kapitalism lihtsalt, tühjad lennukid. Mingi pilt ajalooõpikus mingi monopoli omanik ja see on mina ja see mees monopoli mees destroyed lennuki business lihtsalt, kuna I guess mingi Genie andis talle valiku. Isegi mitte ainult lennuki business, sa saad bussid kõik maha tõmmata. Või pikamaa bussid siis. Aga konkreetselt jah, sa saaksid omada nii palju mõju, sa lihtsalt ostad kõik piletid ära, davai, tahate neid pileteid, siis ostate mult, maksate rohkem. Lennufirma hakkab minu pileteid ostma, et saaks lennufirma ostab tagasi kõrgema hinnaga. Me ei saa midagi teha tema vastu. Šahmat, jah, ja siis on infinite loop, vaata, siis lennufirma ostab tagasi sinult selle pileti, siis sina ostad uuesti selle pileti ära. Ja siis läheb nagu lõputusse loopi. Ja lõputu raha. Lõputu raha, Karel avastas infinite money glitchi. Infinite money glitchi Ivari ökosüsteemis. Lõputu energia. Ja mõtle, mida kuradi mingi Aimar ja need saavad, nad saavad sõita autoga. Saad sõita autoga. Nõvedad kütused. Sul on literally superpower. Sa saad sõita kuradi kogu karjääri. Tagasi. Ta laimati küll, aga miks ta arvad, et Aimaril ei ole infinite money making skeem praegu käigus? Autoga. Tal on sellepärast, kuidagi ta autos on kütet kogu aeg. No täpselt. Ja autod vahetuvad. Tal on kuskil kuradi suures väinas siin mingi naftapump. Oma barrelit sealt toodab. Paak tühjaks avastab uue auto juba. See ongi tema infinite money glitch, ta lihtsalt sõidab oma auto paagi tühjaks. Müüb maha kohe. Siis vahetab uue vastu, millel on täis paak. Kohe müüb maha. See on päris hea lugu. Tegelikult on jah, aga see on jah. Ma ei tea, kui pikalt sustainable see on. Ma mõtlengi, see läheb nagu iga selle käiguga allapoole, vaata, kuni lõpuks ta mingi 2 sotti juures, siis läheb võts mädiks. Ja Aimar lihtsalt iga kord, kui ta autot läheb ostma, siis esimene asi, mida ta kontrollib, on see, et türa, et paak täis on. Paak on alla poole, siis on nagu kohe kiidne ma vist ei tee seda diili. Ma ei saa seda diili teha, kui te ei pane skeem töötab nii kaua, kuni teine Aimar vastu tuleb. Vaata, on mõlemad mingi. See Spider-Mani 2 loopholerit tulevad. Mõlemal on autod täiesti tühjad.
tere . lükkavad kohale sõududega jälle . primitiivne tehnoloogia . Allan räägib nüüd mingit juttu . mingit juttu või ? rakenda ühte Okei. teemat , mis sa kohe välja rakenduskõrgharidus Okei, et- hakkab pihta . rakenda oma kõrgharidust . mu küsimus on selline , et kuidas te avastate uut muusikat , kui te hakkate kuulama Oh my kas te Youtube'is näiteks nagu Autoplayst , Base'is , mingi Spotify , Discover Weekly või nii ? Spotify Discovery Weekly on väga tihe , siis on need Spotify Songradijad . Neid ma Okei. kasutan sitaks . ja siis kolmas asi on see , et kui ma kuulen mingis videos või filmis või kuskil kuulen mingit nagu türa , see on päris hea . See on okei. see on see on good way , hea. see on good way . ja tegelikult neljas variant on veel , kui autos istudes keegi laseb mingit laulu , siis either küsin või Shazamin . Shazam läheb ja kui see ei suuda detektida , see Sam on see eestlaslik viis , et sa ei hakka elu sees küsima , mis laul on . sa pigem lihtsalt oma vaikselt . sa lihtsalt vaikselt kuulad , sa ei küsi seda laulu . jaa , jumala eest tihti . sa kuuled , kuidas ja sa ei taha , vaata , see on see ka veel , et kui on liiga vaikne veits , siis sa nagu vaikselt püüad oma telefoniga veits lähemale minna . kui nad hakkavad mingi , et mõtlevad , nad muidugi uuesti midagi ei ütle , kuna nad on eestlased , vaata , et Jaa. las Shazami , aga nad prolli mõtlevad mingi , et noh , kui te küsid mult . konkreetselt jah . et see on ka veits veider . ja see on mingi , et kuradi , ta isegi ei hakka minuga rääkima , ta pigem Shazami ise . ilmselt kui sa vaataksid seda Shazami nagu kuradi location'it , kus on Shazamitud kaardi pealt , Eesti oleks punane lihtsalt . jaa , see on põhi Shazami koht , kuna keegi ei küsi laule , come on . jah , ja teine küsimus mul oli see , et kui kaua te kuulate samu laule , enne kui te hakkate uusi ? esiteks see Awesome. esimene teema oli juba brilliant , aga ma ei ootasin , see on liiga high production value , see on nagu actually hea küsimus . ja siis nagu Ivar ütles , see Spotify , see on nagu actually brilliant , ma ei saa aru , kuidas nad teevad selle , et see on nagu lihtsalt , sealt leiab lihtsalt see nagu stumble'id . jah , Nagu- see on üliefektiiv jah . ma vaatan nagu mingi bändi nimesi , kui nad tunduvad cool , pluss kui sa leiad juba ühe laulu , sa saad lihtsalt mingi go to artist ja 100 albumit , 100 laulu , mida sa Yeah. vaadata sealt juba temale related see nagu network on nagu nii fucking tight Lai, jah. et ja pluss muidugi Ivar ütles , et nagu videotes nagu , et inimesed kasutasid Shazamit ja sellega kõige valdim lugu on nagu kõige valdim koht , kus mina olen muusikat leidnud , on Mustamäe keskuses , kui hakkas Makist bussi tulema , sealt ülevalt üle kõlli , ma võtsin Shazami välja , et Shazamida poekõlarite tümpsu . et see on nagu kõige valdim koht , kus ma olen tümpsu leidnud . Fucking normaalne lifti muusika . see on bänger , poisid . see on ülihuvitav , kuna nagu kui sa kuulad Spotify Discover Weekly't näiteks või siis sa oled nagu Oliver , ma tean , kuulab suht palju niimoodi Youtube'ist tuleb Autoplayst , eks ju . või no Siis nagu- ma vaatan see recommended fee . ja sa vaatad nagu muusika maitse erinevusi , konkreetselt algoritm leiutab sinu muusika maitse . see on crazy . päris ja haige . see on tegelikult mind häirib isegi veits see , et nagu minul on Spotify's on nagu kõik on nagu suht sama stiili muusika , vaata . ja ja siis vahel viskab nagu koppa ette , tahaks mingit nagu noh , türa vahest on siuke tunne , et tahaks nagu siuke Oliver Pela type beat'i kuulata , normi lõhkumist vaata . aga siis on see , et Spotify nagu mulle nagu parima tahtmise juures ka enam ei soovita seda mingit sellist muusikat , vaata , et siis ma pean hakkama kuskilt sa pead actually ise otsima . otsima hakkama ja siis kuulama neid ja siis hakkab vaikselt Spotify algoritm hakkab järgi jõudma , et kuule , ma tahan sellist muusikat ka võid saada . ta ei saa aru . sest Spotify , minu arust need Spotify kategooriad , muusikakategooriad , need on minu arust kõige sitemad kohad , sest seal Need on ülipasad . türa , seal on reaalne fucking My Hitsi Need pole isegi Need jah , need default , need mingi kuradi , need on Jaa, ülihalvad . Discover Weekly ongi main . Discover see on Weekly actually on nagu nagu sinule tuned , aga ikkagi ongi , kui sa tahad kuulata midagi uut , siis lihtsalt jah . see ei ma võib-olla olen , mul ei ole seda probleemi , et mul on nagu liiga palju samasugust , või kind on , aga nagu ütleb Oliver , kes eile püüdis leida mingit laulu , millel ei olnud nii palju bassi ja ta lihtsalt ei ma proovin leida siukest laulu , mida nagu tavainimesed kuulavad , sest et ei taha mingi Tavainimesed. fucking kuulata mingi , ma ei tea , seda kuradi Hatsune Mikut nagu noh . no sul on ilmselt õigus , jah . Throat , Mongolian throat singing . täpselt , te vist väga ei jam'i . Seda ei panevat avalikus kohas, mingis vaata, jah. kuradi džässi nagu , ma ei tea . et aga nagu ma olen võib-olla psühhopaat , aga ma vaatan sealt Youtube recommendidest onju ja siis ma tahan olla efficient , et efficient uusi lauda leida . ja siis ma mingi klikin videost läbi mingi 103 või nagu laulust läbi mingi 3 punkti ja kuulan mingi paar sekki ja kui see ei tundu huvitav , siis ma lähen järgmise juurde . ma teen samamoodi , ma lihtsalt nagu See on kui suht mulle tavaline. nagu 5 sekki ei meeldi , siis mulle prolli laul ei meeldi , et sa pead mind Yeah. kohe võluma . Jah, täpselt. Te peate mind kohe seal peab capture ima . olema mingi asi selle nagu Yes. teine asi , mis meloodia juures. minul veel on nagu , kui ma vaatan seda Discover Weekly fucking muusika nimekirja , siis ma vaatan kohe title'i järgi , et okei , see title tundub huvitav , siis ma lähen seda nagu alles klikin selle peale , et ma ei viitsi nagu , Title'id on kui mul väga just tähtsad . fucking aega ei ole ,
ropult, siis ma tavaliselt ei viitsi nagu kõiki läbi kuulata, vaata, et siis ma vaatan ma ei kuule ka, ma lihtsalt vajutan. Aga mind enda juures mind isiklikult häirib see, et kui ma kuulan laule, ma kuulan samu laule üli kaua ja siis sellepärast ma olengi mingi kuradi One Trick Pony lihtsalt, kes kuuleb sama laule mingi 3 kuud enne, kui ta hakkab uusi otsima. Mul on ka nagu Spotify liked songs on see, et mul on seal, nüüd on veits tekkinud juba mingi üle 300-400 loo sinna, onju. Aga tavaliselt ongi see, et mingi top ülemised mingi 5-6 on need, mida ma tegelikult kuulan praegu, onju. Ja siis ülejäänud on need, et kui ma jätan selle käima, siis ma lõpuks jõuan nendeni, aga muidu ma panen kogu aeg need 6 laulu loopi peale ja siis läheb nagu cycle continuous, kui mul need koppa ette viskavad. Ma lahendasin selle mure nüüd niimoodi põhimõtteliselt, et ma vihkan raadiot, on ju, ma loodan, et kõik vihkavad raadiot. Raadio on dumb shit, nagu kes seda kuulata reklaame ja kuulata seda muusikat, mida ta ei taha. Nagu mida sa ise ei ole valinud. Randomizeri peal lihtsalt mingit sitta. Aga üks asi, mis mulle raadio peal mõeldib, on see, et kui raadiost nagu actually tuleb nagu üks laul, mis on nagu hea või sulle meeldib, see on nagu loteriivõit. See laul muutub 700 korda paremaks, kuna sa oled kuulanud mingi paska mingi kuradi 3 tundi järjest ja järsku tuleb mingi laul, mida sa mingi osso blöö, vaata, mine pekki, vaata, kõvemaks see tuli, onju. Ei saa, okei, raadioks. Siis ma kreitisin Spotify's põhimõtteliselt oma raadio. Põhimõtteliselt nagu ma otsustasin, et ma ei tee ühtegi playlisti, mul ei ole kategoriseeritud, mitte midagi, kõik läheb ühte kohta. Liked songs, kõige lihtsam, sa võtad seda südant, kuna ma ei viitsi seal playlisti panna. Minu liked songsi all on concurrently 756 laulu ja kõik on eri kategooria, igast fucking otsast on ja nagu ja alati on shuffle play ja sa vajutad play ja sa ei skipi elu eest ja sa nagu kannatad ära, isegi kui sa ei vibe'i, sa kannatad ära selle laulu, see on nagu minu raadio ja sealt mõnikord tulevadki nagu sellised üllatused, ma ei mäletagi ise, et oma playlisti panin, siis sa oled nagu ossa kurat. See on küll üli efficient, kuna sa oled seda nagu varem kuulanud ühe korra ja see on nagu natukene tuttav, aga sa täpselt ei mäleta. Ja siis on nagu, wow, see on nagu uus experience, pluss sa ei tüdine lauludest ära, sul on kogu aeg shuffle play 750 lauluga ja see hoiab laule freshina ja mõnikord toob vanad mälestused tagasi outplay. Aga mõnikord on see, et kui sa paned selle 756 lauluga ja sul on nagu teised inimesed, oletame, et actually mingi viisakad inimesed võib-olla, su vanemad on ja seal playlistist hüppab fucking Pink Eye Fried Noodles, kus ta hakkab seal full mingi roppusi ja mingi pussi ja siis ma on nagu oh fuck, vaata mis tuli kiirelt skip that shit bro nagu. Et see on mõned awkward hetked, aga nagu mul on ka see sama tiks, et mul on hästi palju on live songsi ja mul on nagu selles suhtes igasugust muusikat, mõned on siuksed siuksed autotripi vibe'id on ja mõned on siuksed, et davai, nüüd ma olen Norman Kassin on ja mõned on sellised mingi veits siuksed peokamad rohkem on ja siis ongi, et kui ma nagu mul playlist'e ma ka enam väga ei kasuta ja siis ongi, kui on nagu mingi põks rahvaga, siis on see, et okei, kui tuleb mingi see põksumise või mingi siuke party vibe'iga muusika ja siis on nagu okei, Tim ja siis vahepeal tuleb see kuradi Norm kassimise laul mingi üli fucking deep lüürikaga ja 4 kundet lihtsalt koos ja siis räägib mingi kuradi see awkward siuke mood ei ole selleks fucking oma depressioonist lihtsalt kuidas siis nagu see ei ole päris see vibe, mida seal käima lükata kõik on vait see üllatab mõnikord see, kui sa siukest süsteemi kasutad, vaata, et võib-olla peab tegema siukse mingi NSF või suitable for work SFF selle playlist, et mis on nagu kui on generic playlist, et sinna mingi non-offensive muusikat, et nagu mis ei offendi mitte kedagi ja see on nagu, et läheb rahulikult läbi, et seal 750 seal nagu lähebki mingi kuradi, üks hetk on mingi APA peal ja siis järgmine hetk hüppab mingi Kauri Nättari peale ja siis kuradi, seal läheb nagu nii seinast seina ja sa ei saa midagi teha, aga see üllatab samas, see on mitmekesisena. Ma pean mainima, et Spotify's on üks feature, mis on mind häirinud pikemat aega ja see on see, et need kuradi südamekesed on seal kõrval ja sa kogemata võtad selle ära like songide alt ja siis sa paned tagasi like'i ja see tuleb kõige ülesse seal. Miks ei saa Spotify liked songis playlisti järjekorda või seda vahetada nagu nende laulude järjekorda? See on nagu üks YouTube'is saab, aga ma mõtlesingi nagu, siis kui mul polnud veel 750 laulu, vaid mul oli nagu actual songs ja mulle tundus nagu mõistlik, et kui ma olen ühe artisti poolt pannud mitu laulu sisse, et see on liked songsis, jah. Ja ma paneks nad nagu kuradi ühte kohta nagu kenasti seal liked songis, et nagu kui ma peaks järjest mängima, et ta mängib nagu veitsagi koherentselt.
aga sa ei saa seda kohta vahetada, ma ei tea miks. Aga sa saad, sa lihtsalt võtad kõik laulud Like Songsist ära ja siis sa see on see developer räägib praegu. Ja siis sa paned järjest selles järjekorras. See ei ole, see on feature. See ongi ülihalb, kuna sul on Like Songsist, sul on mingi laul, mis sa üliammu like'isid, mis mingi üldsegi ei ole enam the shit nagu. Sa like'id selle uuesti ja see näeb välja nagu sa oleks just avastanud selle. Siis tuleb mingi Florida tuleb kõige rohkem vitsa. Florida on kõige minu esimene laul kohe. Ma ütlesin, et YouTube'is saavad, tea mis YouTube'is on või? Kui sa lähed, ma olen kõige all on nagu need, mis ma kõige rohkem kuulen, ja siis mulle, tahan vahetada. Aga kui sa tõmbad ühe korra nagu vahetad, see fucking refreshib page'i, nii et ta viskab sind täiesti ülesse ja mul on ka mingi 700 laulu. Nii et see ka väga ei ole hea. Mis selle süsteemiga üks on, see Spotify rap tuleb räigelt igav. Kuna mul on 750 laulu, shuffle play peal, siis ütleb mingi, et your most listened song is on your whatever 2 listens per year nagu wow, ülikõva ja siis ta näitab, mis su genre on need, vaata mis protsenti sa kuuled ja need on ka useless, kuna sealt nagu lihtsalt shuffle play'ga käib 750 vahel, et see rap-ti rikub sinu jaoks ära. Minul seda probleemi ei ole, minul rap on suht ei, mul on ikkagi suht koherent on see rap, et ta kuvab selles suhtes ikka seda, mida ma kõige rohkem actually tean, et ma ka olen nii. Mul on ka see. Sest minul on ikkagi see, et mina nagu kuulan, hästi palju kuulan. Kui mul mingi laul meeldib, siis ma kuulan seda repeat'i peal, kuni mul on täiesti sita kõri augud. See on addiction. Mul on päris kindel, et mu top laulud on mingi 100 ringis nagu kordi kuulatud. Literally, need on crazy, nagu mõned laulud lihtsalt nagu, see on nagu addiction, sa tahad nagu korra, ma tahaks nagu uuesti kuulata seda. Oota, aga Allan, sul oli mingi teine, mis see teine küsimus? Kui kaua sa kuulad ühte laulu? Sa just ütlesid seda. Sa läksid selle topikule päris sujuvalt üle, Ivar, sa rikkusid ära nüüd. See tundus nii professional, et ta läks selle juurde. Tegelikult ei olnud, okei. Mis sa... Kui palju sa tavaliselt ühte laulu nagu kuulad? Me rääkisime sellest. Ja tavaliselt oleneb nagu... Alguses, kui ma olen nagu vaata, siuke honeymoon period on lauluga vaata, siis fucking ainult tahaks kuulata, aga siis kurat saad aru, et pead veits mõõdukamalt. Muidu tüdined ära, et pigem jätame tahaplaanile, et äkki shuffle play jällegi maagiliselt appearib ta, siis on jälle hea tunne vaata, et ei saa kaua lasta vaata. Et ma arvan, see ongi. Ja siis, ma ei tea, lähebki. Ühel samal lainel, üks vend, kui ma olin väiksem, siis olime laagris, siis rääkis, kuidas ta sõitis bussiga nagu sinna ja ütles, et ma meelega ei kuulanud oma lemmiklaule mingi, ma ei tea, 2 nädalat, et ma saaks bussisõidul ajal sinna tulla, siis ma nagu mida vittu, kui geenius. See on megamind. Värk. Aga nagu ma olen addiction, ma olen impulsiivne personaid, ma ei saa, nagu ma pean kuulama. Ma ei saa hoida reid. Kui ta on lifehack on lifehacki share'imine, kui sa kuulad YouTube'is laulud, lähed ühte laulu kuulata mingi 500 korda järjest, sa paned right-click, paned video selle peal, saad loopi panna. Jep. Või siis Spotify's, seal on 2 noolt, kui juba tutorialiks läheb, siis võetage selle peale. Ma ei tea, mul on vaja seda, sest ma ei kasuta Spotify'd. Olgu, lase oma mikriga võits alla poole. Ma tulen ise üles poole. Ma mäletan jah, kui ma hakkasin kasutama Spotify'd, siis ma ei teadnud, kuidas see shuffle feature nagu töötab. Ma panin kogemata, vajutasin nende kuradi noolekeste peale. Ja siis ma kuulan oma playlisti ja see shuffle, mõtlesin, mida fucking, miks see teeb niimoodi. Ja kuna see on nii nagu idiootne küsimus, ma panin selle Google'isse, sellel ei tundnud vastust. Miks ta teeb nii? Ma kuulasin päris mitu päeva lihtsalt järjest, ma ei saanud aru, kuidas seda maha võtta. Arvasin, et Spotify läks mingi anarhiaks. Detroit Become Human, ta hakkas oma asja kuulama. Kuidas kasutavad seda silta? See nagu täielik pask. Mina olen seda teinud, et nagu ma kogemata panen oma asju repeat'i peale. Või tähendab isegi on see, et ma lükkan mingi muusika käima. Ja siis on see mitte lihtsalt playlist ei ole repeat'i peal, vaid kogemata panen selle ühe laulu repeat'i peale. Siis ma mõtlen nagu, türa. Just kuulsin seda ju. Oota. Ja siis ma kuulan selle korra veel ära, siis ta tuleb 3. korda veel, siis ma saan aru, et oota, okei, midagi on valesti. Siis hakkab midagi nagu hakkab connectima neid totte, et kurat, midagi käib päris ei ole. Kuradi jooksis kogu aeg, kui ma olen siis mingi teised inimesed tulevad sinna, mul on see tavaline default playlist. Ja siis ma tean nagu täpselt järjekorra järgi, nagu millal hakkab selline laul, mida ma ei tahaks plastida nagu kõigile inimestele, mis ei ole sobilik selleks atmosfääriks. Ja siis mingi laul saab läbi ja siis ma juba oma peas tunnen, et okei, mis iganes harjutus ma praegu teen, ma pean jooksma kiiresti, sinna kõlari juurde ja selle nahi panema. No minul vähemalt seda probleemi ei ole, sest et Tallinnas on natuke suuremad jooksid, et seal on nagu inimesi. Nii ja seal sul ei ole. Seal on see hea, et kõige lollim on veel see mul jooksis käimisega, et kui ma käin koos treeneriga,
siis on see, et siis ma ei pane enda kõrvaklappe pähe, vaata. Ja siis seal käibki see fucking My Hits ja jumala mõnus on fucking normid kuradi kardiat teha ja siis fucking sul käib samal ajal kõrvas käib lihtsalt see sama laul mingi 30. Ma juba lootsin, et su treeneri paneb ise mingi enda playlisti. See oleks alfa muu. See oleks ju eriti ja lükkab täieliku cancer'i käima. Kuula seda nüüd. Ja nüüd kannata. Kuuled, kalorid lähevad. Et ja selle teema juurde minna, et ma olen nagu oma music'se testiga nagu suht awkward, et nagu kui on võimalus panna nagu kuskil nagu fucking antakse võimalus nagu valjud muusik panna ja siis antakse mulle ja siis ma nagu pigem nagu fam nagu jääme ära nagu, et ma ei lähe pulti mind ei ma ei taha, et mind charge'itakse nagu niimoodi. Minul on siuke, et nagu osad lood on need, mida ma olen nagu okei. Need pädevad sinna vaata niisama kuulamiseks, aga siis on jälle need osad lood, mis on nagu okei, oota. Mõned on need nagu minu omad, vaata, need on personal nagu, nad prolli dissijad, need on nagu liiga weird. See võtab nagu aega, et to get into vaata. Aga kui ma nagu oma autoga sõidan, siis on minu muss ja te kuulate seda, mida mina kuulan, nagu kannatate ära, vaata, mul on nii pohlit ära, tulgu sealt kas või kõige crazy much shit'i, bro. Aga väga õige ka. Aga nüüd ma lisan ühe conspiracy theories ja siis, ma ei tea, kas see oli podcasti tips and tricksides, et alustame conspiracy theory't. Spotify Shuffle ei tööta. Ma suudan prediktida, mis laulud tulevad Spotify Shuffle'ist. Kusjuures sul on õigus. Ma olen ka tähele pannud. See ei ole random. See Shuffle ei pea nagu, kui ma lükkan Shuffle'i peale, siis tulevad nagu pidevalt ikkagi kuidagi tulevad need samad põhilaulud on ju. Ma olen see on tõsi. Mõned main karakterid alati ilmuvad. Mõned side karakterid viskavad, siis ma nagu okei, see vist ikka töötab. Aga siis ta mängib jälle mulle seda sama laulu või seda. See ei olegi vist täiesti random. Seda sama sequence'it. Eelistab neid laule, mida sa oled kuulanud rohkem. Itimees mu peas nüüd kohe ütleb, et full randomnessi ei olegi olemas arvutites. Fuck off, man. Aga ta võiks mulle ikkagi vahepeal mängida seda ühte laulu, mida ma panin oma playlisti ja pole kunagi mänginud, aga ta otsustab mulle seda ühte 6. korda mängida. Kas sa praegu et playlist on nagu liiga random või? Liiga vähe random. Nagu, kuna ma suudan prediktida mõnikord, mis lautab see skeeri nagu 750 seast, kui ma hakkan ühele laulu mõtlema, et tere, nüüd võiks see laul tulla ja tulebki. Veitsa on siukene. Siis on juba kiibistatud. Siis on veidi paha. See on päris naljakas, et ma mingi hetk lugesin artiklit, kus Apple rääkis, või see nagu Spotify rääkis, et nad actually muutsid vähem randomiks, sest et neil vanasti oli nagu full random. Aga siis oli see probleem, et full randomiga tuleb aeg-ajalt ikka juhtub, kus tuleb sama laul 3 korda järjest. Ja inimesed on nagu what the fuck, türa ma ei taha, nagu ma tahan, eks random. Ja ma just tahtsin, see Apple... Ja siis nad põhimõtteliselt, see oligi nagu closing words oligi, et we made it less random to seem more random. Ja nad literally, need viigi taheti suuida vahepeal. Et teie random ei ole piisavalt, ma suudan prediktida, mis laulud tulevad. Siis nad olid nagu what the fuck, nad pidid nagu artificial randomi tegema. Suruvad veits randomnessi juurde, jah? Okei, aga ma võin nüüd ühe teema veel üles võtta. Nimelt ma mingi kuu alguses võtsin Delfi lahti. Suur viga. See oli Eesti meedia. Ja siis ma nägin, et eestlased tegid ennast jälle maailmas uhkeks. Nimelt, kes Oliver Raudselt teab, kes... Mida vittu? Professional podcast. Viska kiirelt, oleks võinud visata välja. Viskan uksest. Lihtsalt kohe mingi lihtsalt. Igatahes. No Oliver Raudselt teab, kes on fucking Amaranth. Ja, teised ka teavad. Legaalsetel põhjustel ma pean ütlema, et ei tea. Aga Tier 4 saab spotted, on ju. Tier 3 saab Raudselt, ja. Igatahes ta on mingi Twitchi, mingi hot tub streamer, ASMR streamer. Ja siis ma võtsin Delfi lahti ja siis seal oli, et mingi Eesti mees oli müünud endal Eestis kogu maise vara maha, et kolida USAsse ja minna Amaranthi oma naiseks tegema. Ja nagu porat. Siis ta livestreamis seda kogu protsessi mingi 44 päeva järjest. Ja siis lõpuks ta vist jäi mentidele vahele või midagi. Ta on kinni nüüd. Nüüd ta on kinni, aga
nagu see, ma just hakkasingi mõtlema, et mida vittu, mis fucking inimesed, esiteks on üldse see, et jumala hea, et jälle eestlased kuidagi maailmas kuulsaks said, on ju, sitaks äge. Kus ta seda striimis mingi eestlaste 3-0? Starbucksis, Twitchis, ta istis Starbucksis. Kas ta on Eestis kinni? Ei, ta on, ma ei teagi, kus ta on. USA ise USA-s võeti vahele, aga ta vist deportitakse Eestisse. Ma arvan, ta saadetakse. Oh, väga hea. Poist tuli koju. Mis on see kuradi, kas see oli Metsatõllu või mille laul see oli, et meie poeg on tulnud koju. Eestimaa Eestimaa suurim mees praegu. Igatahes ta vist võeti kinni seal ja ta oli seal mingi püüdnud sinna majja, tema majja sisse murda ja mingi sitte teha. Let's go eestlased. Eesti. Sellega tuli hästi palju need, et kui sa tahad kuulda oma lemmik mingi streamerit või celebrity't ütlemas sõna Estonia, siis nüüd on kõige parem aeg selleks. Kuna minu teada mingi excuse siia need, kui nad lugesid seda mingi livestream failidest, nad ütlesid mingi from Estonia mingi. Et kui te tahate, et meie väikest riiki nagu tähele pandakse, siis nüüd on õige hetk seda vaadata. Ainuke viis, kuidas seda teha, minge fucking tehke mida iganes ta tegi, on ju. Aga ta nagu ta konkreetselt nüüd saaks huvitav, ma tahan näha, kuidas ta enda mingi lepingutele asjade alla kirjutab, kus ta enda stuffi müüb maha, on ju. Ja kuidas et minna lihtsalt USA-sse, istuda Starbucksis, mis oli vist selle fucking Amorati majast mingi mõnekümne meetrid ja lihtsalt olla seal ja vaadata. Kui fucking down või, kus me elame mingi keskajas, et see on mingi tahad minna wifi-ma? Jaa, see on kaasavaara on kaasas nagu. Mees läks kossi ja ta läks kossi. Kossi abil oli olemas. Üürigine eestlaslik. Ta läks seda printsessi otsima. Ta läks unitima 2 kingdomit. Ei, mul see peremees lubas on ja ma olen sulane siit, vaata naaber ka talust külast. See on Eesti folkloor. No mis mulje meist jääb maailmale, et kui meie vennad lihtsalt, nad on ikka veel selle anglo-saksa meetodidega lähevad peale. Full Borati seal filmis oli ju, ta mingi varastas selle pornstaadi ära proovis nagu. See on ma tahtsin öelda alfa move, aga prolli mitte. See väga ei ole alfa move. See on kaide kahtlane lihtsalt. Nii et jah, Eesti... Aga ma mõtlen et nagu üldiselt, et mida vittu käib su peast läbi, kui sa mõtled, et davai, see on mu elu kutsumus praegu. Jah, see Twitch'is ta lihtsalt, ta oli nii hot mees, sa ei saa aru, ma ei suutnud vastu panna. Jesus Christ. Võib-olla see näitab lihtsalt seda, et see Eesti naiste kvaliteet tema jaoks on piisav ikkane. Jaa, need meloonid ei olnud piisavalt ta nägi, et nad ei ole piisavalt fake ja ikka kuradi... Tuli ikka välismaale minna. Ja tuleb ikka minna midagi eksootilist marketit avastama minna. USA võimaluste maana. Taluneiud ei ole ikka see, seal on ikka high society, vaata. High society. Eesti agraarühiskonnast kõrgematesse liigatesse. Aga ta suutis liiga oma margist üle, ma arvan, kohe juba võeti kinni ära, lihtsalt liiga madal seisus. Täiega jah, see sulase poissega siin kuninganna nagu, ta ei ole aadel. Ta ei ole aadli seisus. Veel on fucking fucked up osa on see, et ta oli jõudnud streamida seda mingi kas 44 päeva, enne kui ta actually kinni võeti. See on päris häid, kas ta streamidel oli vaatajaid ka? No... Need võeti suht kiirelt maha, need ei võetud minu arust maha, sellepärast, et nii palju kui ma lugesin, Amorat ei tahtnud, et neid maha võetaks tänu sellele, et ta saaks actually silma peal tal hoida. Et mida viitu. Gigabrain tegelikult. Tegelikult on. Hiiglasrik. Aga jah, oligi vist kas mingi, no igas mingi 30-40 päeva oli jah, see stream tal käinud. Anti-stream snipe. Põksunud. Sa avoidid teda lihtsalt. Aga nüüd nagu, mis probleem sellega lihtsalt, et eestlane on nagu ta on pioneer Pathfinder kõigile, kuna ta põhimõtteliselt toksis Amorati asukoha tervele maailmale. Nagu, nüüd kõik saavad teada, et miks Amorati nagu nüüd stalgitakse on selle Eesti mehe pärast. Nagu miks kõik nüüd lähevad seda flokkima. Siis Eesti mees oli Eesti mehed tegid ajalugu vähemalt. Tegid ajalugu, rajaleidjad, influencerid. See kuu seda, see on pohhu ja see on lamp, see on juba käidud. Ja ta pidi olema piisav nagu siukene megamind devoted vend, et leida üles, kus ta elab nagu fulli nagu kaart. See ei ole kindlasti nii raske, ta on nagu kindlasti väga avaliku elu tegelane, aga see viitsimine, kõik see, esiteks ta müüs oma maisa vara maha, aga ta pidi enne seda veel piisavalt research tegema, kõik kaardistama oma need käigud. Ma kujutan ette, kuidas tal on lihtsalt siin fucking, enne kui ta hakkab sinna USA-sse minema, siis tal on Eestis mingi kodus on mingi kelder, vaata, kus on mingi pildid ja siis on ühendused. Põrandaluuk. Jah, teeb luugi lahti, läheb oma fucking väga investeeritud. Ja siis ongi
mingi kuradi nagu CIA fucking mingid need kuradi Keep-kaardid, 4 koodi lükkab sinna sisse. Punaste niitidega on kõik need ühendused tõmmatud, on okei, mingi tuttavad ja kõik on välja kaardistatud. Oma Patscave ta mingi vaeb seal seina peal, niimoodi laseb seal kuradi Google Glass shit'i mingi. Aga see oli jah üks huvitav asi, mis ma võtsin Delfi lahti ja lugesin ja mõtlesin, mida viit. Eesti võit. Eesti mees on tantsulõi. Päris naisene. Predator on ta küll, noh. Predator. Jah, võib öelda küll. Noh, see läks vaikuseks. See on nagu fucking, kui sa oled mingi, vaatad mingi, ma ei tea, või ütleme, et mingi välismaale tuleb, on ju, Eestisse, on ju. Siis sa nagu tahad olla see basic bitch, et mida Eesti on teinud, on ju. Top üks asi, mis sa ütled, türa. Skype on tehtud siin, on ju. By the way. Skype, vaata, teate küll, kõige uudsem. Kõik kasutavad. Kõik kasutavad, on ju. Ja see ongi see, et kuradi, millal Skype viimati populaarne oli, mingi 2012. Sa ei saa sellega ukustada, see ei ole nagu. See ei ole kindlasti see... Saad mingi error message. Tehnika tipptase. Ei, siis kui alguses Skype oli full shit programm, sest et sa said teiste inimeste IP-sid sealt kätte. See on classic, see feature. Jaa, feature. Seda ma mäletan, see oli Skype'i üks main feature. Advertising point, kui täpsem olla. Jaa. Sa said väga hästi efficiently luurida inimesi Skype'i kasutada. Ja siis mingi teine asi, sa räägid, et mingi S-Cube. Mis asi? S-Cube. See, mis on kosmoses sa saad. Ameeriklased on saatnud mingi 13 tükki juba, aga Eesti tegi ka. See on riik. Ja sul on üks kuradi CS-i player. On küll ja Robs, major winner. Ja sul on üks Dota player. Papi. Clement Ivanov. Ja sul ei ole rohkem mitte midagi. Dota mees on ka, jah. Ja Rainbow Six Siege'is on ka üks player. Jah. Et jaa. Tänak. Erki Nool võitis korra olümpiaga. Ott Tänak on ilmselt kõige suurem asjus. Ja Arvo Pärt. Arvo Pärt, jah. Everton The True Dragons on ka tegi veitsa välismaalt ümpsi. Daniel Levi. Nõeb. Cartoon tegi selle non-copyrighted sound hitsi. Ma tegi. Nii et kuradi põhimõtteliselt. Me saame siit mingi top 10 facts, interesting facts. Ja tegelikult ainuke asi, millest tegelikult inimesed actually kuulnud ongi Skype. See on actual asi, jah. Ja või nagu mille nad recognise'iks kohe ära nagu. Kui sa mingi ütled neile, et Cartoon tegi selle hiti, vaata vaata kuulsite kogu aeg raadist. Kes siis, sa pead neile enne mingi laskma veidi, siis midagi mäletaks küll, aga prolli see. Daniel Levi, ta ongi one hit wonder. On and on ainuke laul, mis tal populaarne. Tõmbas tutt ära peale seda. Õnneks, aga kahjuks see non-copyrighted sounds'i, nii et evaks ma ei kai nagu. Prolli sealt midagi väga ei tulnud. Miljonid vist ei teinud, jah. Jäi talupojaks siis. Praga jaa, Eesti... veel on ju see... Mis seda fucking YouTuberi nimi on? Flying Kitty, või? Ei. Ta on actually eestlane. Ta on see kuradi mingi pool vene nimega vend. Life of Boris, jah. Okei, Flying Kitty on kuulsam, tal on mingi 5 miljonit. Ta tegi Despacito 2, ma ei käi. Eestlane tegi Despacito 2. Päriselt või? Actually Despacito 2 on tehtud eestlase poolt, mõelge selle peale kõik. See on päris haige, ta on actually vist kõige populaarsem nagu... Video esiteks on kõige populaarsem, Eesti kõige populaarsem video on tema käes. By far, jah. Ja see, Tommy Cash ka. Tommy Cash on ka Eesti poiss. Ta on ka actually nagu... Kuulus. Relatiivli tuntud, jah. Kuradi Eesti popin off, me lihtsalt nagu pole realiseerinud. Me isegi ütlesime päris mitu asja, aga need ei ole nüüd nagu nii suured ja... Need on Eesti kuulsus. Need on nagu natuke alla mainstreami. Me oleme siuksed kultusitid eestlased rohkem, siuksed, et kes teavad, need teavad, need on cool kids. See on ka, et ega ju mingi Tommy Cash ei ole nagu, et türa ma olen eestlane, see ei ole nagu tema brändiga üldse. Ta veits on haibib seda küll. Ta nagu isegi, ta teeb alati mingi, vist on mingi siuke joint, et ta teeb kuradi viimase show teeb alati Eestis ja siukse nagu, ta alati üritab nagu toetada seda näidata, et ta on eestla, et see on safe. See on aus ka selles, kui sa ikka nagu täiesti ära tõused, saad oma mingi kuradi millid kätte, sa ole nagu mine munni Eesti türa. USA! Mis sa rääd, et ta praegu tahab venelane olla või? Ei, aga nagu enamus Eesti kuulsus oli. Topical. Enamus Eesti kursused, nad hoiavad pigem madalat profiili. High quality. Aktuaalne värk. I mean, enamus Eesti kursusi tegelikult ei shooti ka nagu väga kaugemale, nad ei üritagi nagu Eestist kaugemale väga pussida. Kuna tegelikult see ütleb niimoodi, et vaesuses ei jää, kui sa mingi Koit Toome oled, vaata, farmid siin neid Eesti grindi, vaata. Ja sa tegelikult, kuna sul on monopoli põhimõtteliselt nagu, mida nad ilma sinuta teevad, need Eesti boomerid, nagu literally, siis see mingi universal record. Kes läheb Eurovisioonile? Kes läheb? Kes teeb, no kes on
on muusika Eestis . By the way, fucking see on nüüd veits insensitive öelda, aga kui putsis oli see, et fucking minu arust see, et Eurovisiooni Ukraina võitis, sest see fucking lugu oli täielik perse minu arvates. Music Man over here ütles, et see on perse . nii , Ukraina on sitt , on Ivari arust . ta Venemaa . seal ei olnud küsimust isegi , kes selle vedu . see on see fašist . aga see oli hea nagu , see oli teada , et see juhtub , aga sa tead , et see tegelikult pigem ikkagi ei olnud loo pärast . me peame ütlema , et Eurovision on olnud kuradi viimased aastad nii pask , need laulud , mis seal on kes see kuulab Eurovisiooni ? kui sa kuulad nagu actually raadiost , oletame , tuleb mingi Once in a Blue Moon tuleb Eurovisiooni , ma saan kohe aru , et see on Eurovisiooni laul . Literally , nad teevad , see on eraldi žanr on Eurovisioon , see on kõige nagu watered down non-offensive , see on popim kui pop music . see on literally deadass , see on kõige Surface level . kõige surface level'i muss üldse . aga see ei ole isegi nagu , see ei ole popmuusika stiiliga , nagu enamus lood , mis sinna lähevad , on pigem sellise stiiliga , et okei , sa lähed Eurovisioonile lahe , aga türa mitte keegi ei kuule seda lugu enam mitte kunagi . see kaob ära . ongi mingi , reaalselt mingi näputäis lugusid on , mis on survive inud pärast Eurovisiooni . ja need trolli ei võitnud . jah , jällegi see Ukraina lugu oli unikaalne , onju , aga see on siuke lugu , mida nagu enamus inimesed mitte kunagi enam ei kuule . Replay value on ülimadal . sa ei pane seda lugu endal kuradi . ma isegi ei ole kuulanud seda . mis Eurovisiooni lugusid te mäletate ? tere , see on väga hea küsimus . Eufooria . tegelikult Eufooria . see on vist kõige ja populaarsem lugu . muidugi nüüd viivime sisse ka eelmise teemaga veitsa , nagu see on jällegi high quality podcast , see on hardcore . Eesti võitis Eurovisiooni ka aastal 2002 , nii Oh, et shit. crazy Päris bro crazy. . nii et jaa , Tanel Padar ja Dave Benton lauluga Everybody , nii et seda ma tean . aga noh , mitte keegi teine seda ei tea . ja mitte- see on nagu vist , ma arvan , üks kõige vähem populaarseid Eurovisiooni võitjaid eksistentsis juba . Yes. aga me saame ikkagi uhkustada , et 2002 kunagi ju ammu omal ajal . Kate Taabna . ja enne seda veel , teeme kaksis või koju . 2001 võitis veel kuradi Erki Nool olümpia ka , me ainult võtsime see järjest taha veel . ainult Taavid , noh . 20 aastat tagasi oli fucking Eesti tipphetk , me oleme nüüd falling off'i veits . piik on jah . piik oli olnud ära jah . nüüd on ainult e-sportlased Eestis . ja ainult e-maailmas oleme head . aga jaa , isegi ei sea Eurovision . seal antud juhul . Daniel Levi sa tahad öelda , et Daniel Levi ei ole the shit right now . Who knows ? kas On and On ei ole üks paremaid lugusid ? ma ei ole mitte kunagi kuulnud seda ma lugu . ka pole . oled küll . võib-olla ma ei hitsi sa kohe kindlasti oled seda kuulnud . sa pead kuulnud seda . see ei ole siuke lugu , mis pärast mulle kohe podcast'i me pähe see on hakkame nagu , ma kuulama olen seda . mõndadel nagu , kui sa paned see luubile . YouTube tutorial'id , siis nad mõnikord kasutavad Need seda lugu . default compilation'id , kõige nagu , see on default see track , on mis see koht , pannakse . see on see koht , mida ma mõtlesin , seal compilation nad mõnikord kasutavad sellest sõna , cool , jälle see , vaat see Eesti lugu , väike faktoid . väike faktoid . aga jällegi , see ei näita Eestit heast küljest , kuna see ei ole hea lugu . see ei olegi väga hea lugu , see on non-copyrighted sound'is , nii et saavad Alan Valkeriga rottima minna . konkreetselt Alan Walker . tere küll . türa aga võtsin ma . hakkasin just seda nalja tegema . see on üliäge , see on ainuke asi , mis minu nimega seostub täna . see on nagu Allan , see on nagu Alan Walker ja No isegi way sama. . see on kõige low effort im nagu . kõige low effort'i nali . Alan Walker . see on nagu mina . Ivan the Terrible või ? keegi pole elus seda öeldud . küll ma olen mees , nii hea noh . okei , Ivan the Terrible ei ole , aga Ivaniks on mind väga palju kutsutud , eriti välismaalaste poolt , kes ei saa aru , eriti kui ma ütlen oma eesti aktsendiga , ütlen kuradi Ivar , siis nad on väga Ivar. baffled . võib öelda , et kõigil peale Kuidas öelda Oliveri R-tähte? on välismaalastel on prolli nimedega veel raskusi , you know . nagu nad ei saa . ma olen full Jamie Oliver . jaa , nagu ta on lihtsalt Sa oled Oliver , lihtsalt you know , Jamie the Oliver , the guy Oliver . Oliver on päris versatile . aga nagu kui sa Starbucksi lähed , kui sa tropid sinna selle Ivari , Allani või ma Kareli . ühe korra käisin Rootsis Starbuckis , näeme seda kirjutasid Olio . ma olen maininud , Alan ei ole tegelikult nii hull ka . Allaniga võib-olla Allan , tegelikult okei. Allan on nokk , Kusjuures- võivad panna ühe L-iga , they hit one L , Allan . ma ei tea , kas ma olen seda varem podcast'is öelnud , aga meie ema panigi nimed selle järgi , et need oleks universaalselt kasutatavad eri keeltes . Kõige seal ei ole kõige mingit nagu , pitsikud. seal ei ole mingit muud tagamõtet . kui homie Ivar läheb , siis ta put Ivar . ja siis ma muutun oma isaks . kui ta ütleb niimoodi nagu Eestis nagu , lihtsalt mingi , what is your name , love , siis ta peab Ivar . lihtsalt konkreetselt sinna , ma arvan , tal kammib nii ära . kõik on väga sassi . Nad ei saa aru , mis asi on lisaks R-täht on . mul veel see ka , et ma põristan oma R-i ka veel vaata ja siis on see , et nagu siis sa lähed täiesti Ivar. French . aa , jaa . Frenchman , Frenchman . nagu jah , siin . väga nice . ma olengi hea prantslane tegelikult . ebaks . ei jopa jah .
selle asjaga, nii . aga see ongi eksootiline . ja siis ma nüüd kinda kõrval paralleelne teema , eks , et vaata , kui mingi välismaalane tuleb , onju , sa tahad mingi , vaata , tuleb Eestisse , tahab mingi , tahan Eesti toitu proovida , onju . mis on siuke Eesti asi , mis sa ütleks , et kindlasti peab proovima ? kohuke on ainuke toit minu meelest , mis on värska Eesti vesi pluss kama lihtsalt , drink the . ongi mingi kama . on küll kama , minu meelest kõik Eesti rahvusrood on üldiselt maksakaste . kuna kõik Eesti rahvusrood leiutati siis , kui meil oli vaesus ja kuradi ikaldus , nagu nad pidid kuradi scavenge ima endale mingit toidu kokku ja nüüd peaks tahtma seda räigelt süüa . mingi Eesti rahvustoitu , mingi kama . Nad sõid kama sellepärast , et nagu päris magustoitu polnud , nad pidid viskama ülejäägid potti . puukoored . mingi puukoored , et mingi paska saeporust leiba . ja siis nad on nagu , et mingi 20 aastat , mingi oh my god , see on mingi brilliant . ma olen nii uhke minu isegi nemad ei tahtnud seda paska süüa . kui välismaal tuleb , ma olen nagu , jaa , täiega , kõrt . kõrti mingi sahvrist saadud , mingi norm asi . Odra Group . mulgipudel või stop the crap nagu . ja mulgipudel on päris hea . okei , see on kuidas kellelegi , aga nagu for nagu major rahvustoiduna ma arvan , et välismaalased ikka kaifivad . mingi Inglismaa fish and chips on ja siis fucking no USA-s on mingid hamburgerid , mis on veel mingi Indias curry ja mingid siuksed toidud on ju , siis Itaalia pizza pasta on ju . ja siis tulevad ees , võtsid kama ja kõrt . Prantsusmaa ita mõtleb croissant . kuidas sa saate unustada delikatessi , koogel-moogel . mingi piimasupp ja . hapurokk , mida sa teed ? tere , see kõlab juba nii sitalt . hapurokk . käärima läinud piim tuleb ära süüa lihtsalt . see on magus . mu vanaema on nagu türa , aga tissab küle , shit . see tuli ära süüa lihtsalt , nagu ma ka ütlesin . sa pidid aastalima . nagu literaalselt , siis mul oli , kas nälgid surnuks või sööd türa , mida iganes see mees ütles just nagu oma sõnadega literaali nagu . nii et meie rahvustood on passad , need leiutati lihtsalt , kuna neid pidi sööma , kuna need nälg ja ikaldus oli . bängar asi , keefir , pett . lihtsalt fermented piim , mis tuli jällegi ära juua . jällegi hapurokka eelkäija hapurokk . minu meelest ainuke asi , mida ma soovitaksin välismaalasele , olekski võib-olla kohuke . kohuke on see on nagu hea maitsega . see on crazy . ja seda ei ole leiutatud nälja ajal . ja see actually leiutati , et oleks hea maitsemeelele ka , mitte ainult nagu , et vaja . ja siis on sul siuke kasiki ehk siis kasekese komm . kõige sitem komm . kõige sitem komm . tegelikult ainus komm , mis on nagu Eesti nagu maitsega tehtud ja see on kaseke ja see tegelikult ei ole jah kõige parem . aga pilveke on väga hea . pilvek on mu suht . ei ole , ei ole . tegelikult kommi tier-list . ma ei soovitaks Eesti kommi tier-list . Eesti kommid on minu arust üldse Suht kõik jumala trash. pasa . tegelikult mingi tõmmu on okra . ja sul on need mingi kuradi fucking päevalille seemne šokolaad . Eesti jõud ja fucking pae see pask põlema kohe . mingi suure tõllu ja mis iganes pildiga vaata . ongi selle suure tõllupildiga , ma olen lugenud . päevalille seemned . nüüd on hea . see ei ole hea . miks te panete sinna seda ? nagu nüüd me juba lihtsalt stretch ime , vaata , kõik head asjad on juba kasutusele võetud , me peame lihtsalt hakkama kuradi no shit at the wall ja vaatame , mis lõpuks make lihtsalt dumb shit up . kõik siis . okei . kas me nõustume nagu , et ainus Eesti toit , mida saab anda , on kohuke lihtsalt , siin ei vist ei üks ole . minu arust see kuradi see komm , ma ei tea , mis selle nimi on , vaat see magus on vaata need suured oranžid pallid või nagu kollased . tead , millest ma räägin , siuke baar nagu . oota , kollased pallid . kas sa mõtled need Kass Arturi fucking lehmakomm . lehmaga ? Vene aja trimmer . liiduk . lehmakomm , tere . vot see on low level . see on literally kaalukomm , see võis . mingi maisipallid või mis pask see on ? maisikepikesed . see oleks ka üks no I guess , aga see ka on nagu trash . noh , kirjukoer põhimõtteliselt või mis see on kuradi see . kirjukoer on hea . kirjukoer on ka päris hea . aga mitte see batoon , nagu actual kirjukoer on nagu ways about it . stop the cap . mine putsi . see on , no . kõrt ja hapurokk . ühesõnaga , Kõrt ja Hapurokk teile vist jääb , ega meil ei ole muud pakkuda , nagu ülejäänud me varastasime kõik . Blood sausage . kiiresti . Blood sausage on ka , aga ma ei tea , kui tahaks fucking on . keedu tuhlis . tuhlis , tuhlis . räime ja silku ja kuradi , see , mis on see leib ja kiluleib . võib-olla see on rohkem Saaremaa kui siin , aga noh . kiluleib ja kuradi . siiski trah , keedukartul .
keedukartul lihtsalt , aga see on ka nagu kuradi Iirimaa värk , nagu nad leiusid selle , kuna nad olid ka vaesed . nagu who loves kartul , bro , nagu lihtsalt kartulit nagu ainult sööks . Pure tuhlis . puhast tuulist ja nagu seda sa väga ei pannud , ikka on mingit nagu mekki kõrvale vaja . mingi standardid on . pahad . aga jah , meil ei ole tõesti väga midagi suurele maailmale pakkuda . ja meil ei ole literaali , kui nagu midagi veel leiutakse , aga võrreldes teiste riikidega , siis on puts . kui me hakkame võrdlema teiste riikidega , it's over . meil ei ole midagi . kõik need kaksisväesed on juba ära kopatud , vaata mingid pitsad . Ja me ei saa- sul ei ole nii palju retsepte , Meil ei mida ole- sa saaksid tegelikult leida . jah võtta. , sellepärast me mõtlemegi siit välja , me paneme mingi seemneid šokolaadi , siis lihtsalt mingi yeah boy , see küsi . love the seeds . Muhu leib . kurat , kui saaks seda šokolaadi . see on hea . see on hea tõu . aga see on jälle siuke asi , mida , okei , mida sa väga nagu , noh , see on leib . sa ei see on proovi . ikkagi leib ja see on ikkagi , jah , see on nagu see on leib . ikkagi leib ja see on hea leib . sa tuleb mingi USA kuradi nalk , ta ei kuradi , ta vaatab leiba , ta isegi ei Ta taha ei näha saa , munniga aru. kui on must , näita ust lihtsalt . leib ei sobi , ainult fucking sai . tegelikult küll ja ma arvan nagu why the bread black nagu lihtsalt oli ongi kõik lihtsalt . bro hakkavad tulistama seda . Teil leivaga on putsis , see on mingi jumala kõrvetatud , on isegi must . kui kõrvetatud sai noh . ah , kui te tegite leivaga . hakkavad nutma või no mida te ja tegite . teil täitsa putsis , nad panid mingi kuradi kala sinna peale , kilu panid peale . mingid surnud , mingid elajad veest lihtsalt nagu . no mõtleme vähemalt , et vähemalt meil ei ole suurströmmingut , nii et nagu mingid standardid meil siiski on . ja seda on päris jopas . meil jopas ära sellega , aga ma olen suht kindel , et see kuradi kõik , mida me nimetasime , võib ära kammida ka . ma on kindlasti nii. kema ei lähe alla mul lihtsalt . vähemalt on vaata suurströmminguga on see asi , et vähemalt sellel on mingi challenge value on ju . Jaa. sellel on üle maailma . Kamad on tule lihtsalt Hapu kurvad. Rocki ei ole challenge value . hapurokt on lihtsalt see kurvaks . on poisonous tere . see on depression söök nagu . salmonelloos lihtsalt . see tuleb systemi tühjaks lihtsalt kohe . sült , Detoxification . sült . aga see on ka kinda mingi Venemaa värk sült käib . on ka , ma kardan ka Venemaalt . see on ka pigem import jah . maksakaste noh . liver saast tere . Who loves the liver ja nagu kõrvetatud tuua full crisp nagu . ja pandud veel . mulle meeldib ka tuhka süüa . jahukastmesse , ka huge Eesti klassik , jahukaste , kõik armastavad seda , kuna jällegi vaesuses meil polnud kaste maitsetamiseks midagi panna , siis jahu ja kuradi . vesi . jahuvesi jah , kuna Ja keedukartul. ja ongi ja kartuli paned jahukasve piim läks juba nagu ladeks kuradi keefriks ära nagu . ja nagu nüüd ma ütlen nagu pattu , aga nüüd ma ütlen need kaks sõna , mis on see patt . kaitseväes kuradi , me pidime olema liitlastega ja siis seal oli hästi palju serveeti vaata ka rahvuslikke rooge ja enamus alt oli seal nagu kaks valikut ja ma ei tea , mis türa weed'i nad seal köögis smoke isid , kui nad seda menüüd kokku panid , aga nad panid mingi , nad panid mingi esimene valik oli mingi sealiha , ananassi , juustuga mingi ultra trimmer , mingi eksootiline värk ja siis kõrvale tuleb lihtsalt tatar , jahukaste ja siis mingi eestipärane maksakaste . ja siis nad arvavad , et seal liitlaste vahel nagu , et kõik võtavad võrdselt , et osad võtavad seda maksakastet ja osad võtavad tüki liha ja nii see läheb . kui sa tuled fucking 5 minutit hiljem , liha on läinud . vaatasin . maksakaste ei ole . ja mingi liitlane tuli , nägi seda juba kaugelt , nägi tatart , pani not again lihtsalt ja läks minema lihtsalt . tatar on loomatoit . minu meelest need kõik side dish'id on loomatoit nagu , ma vaatasin , nad kõik mingi kühveldasid enda , nad panid selle liha ära , onju . ja siis kõik minu kuradi sõbrad ja kõik kühveldasid mingi kartulit ja siuksed mäed ja siis mina panin nagu siukse väikse koguse , siukse gurmee koguse , kas riisi , tatart , mida iganes pakuti . ma panin siukse normaalse väikse koguse , nad olid mingi , et mis kuradi gurmee toitu sa teed , onju , või mis teed , onju . ja siis ma olin nagu , tere , kas teile tõesti nagu nii väga meeldib see kuradi kartul või tatar , et nagu paned , kurat , ma tahaks hind veel . kas keegi üldse mõtleb seda , et ta sööb Essa kartuli ära nagu vähemalt 5 keedukartulit sooviks ikka veel . nagu kurat , andke veel lihtsalt , fucking go nagu lihtsalt . Perse selle lihaga türa kartulit andke lihtsalt neid kartuleid veel või nagu riisi , lihtsalt nagu paljast Need kartulid riisi on . eriti rõvedad , on siis , kui need on nagu ülivesiselt keedetud ka , vaata . sul on- madalal kuumusel lastud . ma tahtsingi öelda , sul on mingi nagu väga ebaühtlane see veetemperatuur on , nii et iga kartul on nagu , sul on siuke , I mean see , kes on üllatav nagu , Need on saad erinevaid side dish'id. tekstuure keedukartulist tunda . Loot crate opening . see on konkreetselt loot crate . Need on side dish'id , ärge pingutage kuidagi , need ei ole maitsvad . keedukartul on nagu need , mis kuradi jelly bean'i need , vaata , mis maitsevad sitasti . aga Aa, sul on jah, ainult see, need , mis maitsevad halvasti . sul ei olegi häid seal nagu , see ei ole 50-50 , see on garantiid lihtsalt .
see on kuradi pask täna on krõmpsukartul, väga hea. saad selle ühe kartuli, mis oli vastu kuradi poti põhja, kus on natuke pruun. ebakus. oi. said selle pealmisosa jälle kõva nagu kõik. Tim. jah, Eesti kusiin. ei saa öelda, et see oleks just hea, mis meeldib. kõik hea toit, mis Eestis on välismaalt laenatud. Te kuulsite siin esimesena seda. Ilmselt ei kuulnud, ma arvan, kõik eestlased juba südames teavad seda. Võib-olla mingid talukaevipojad praegu läksid. ja kuna see podcast on eesti keeles, siis ainult eestlased saavad sellest viskavad oma hapurokki vastu seina, aga nii kurjad praegu. Tere, kuidas nad julgevad tissida te hapurokk praegu. no, sa raiskad sellega, see on ma kasvasin üles sellega. Mingi vend praegu kuulab podcasti, sööb kõrti samal ajal kõrvale, siis on jumala kettas. Ongi maksakaste, võtab kohe käsi väriseb. nagu reaalselt ju fucking see Valdise päästmine on ju, klassik Eesti oma on. Vend saab labidega pähe on ju, tõmbame venna normiks on ju, mis teha on ju, tahtsid viisid hoora juurde, mida iganes on ju, kõige esimene asi, viime purksi sööma. Burger, see on klassik Eesti toit ju. Lõgaburger on klassik Eesti toit. Ja jällegi cheap and version, kui nagu paneks sinna veel viineri ka vahele piffi asemel. Tagasi ENSV burger. Eesti hot dog. Eesti viinerdog on. Sa saad lihtsalt viinerit ja saia. 2 saia vahel viinerit, see on jah. See on timmis jah. Cool. Eestlased ikka üritavad originaalselt, aga nad teevad asja ainult sitemaks või siis lihtsalt straight out carbon copime. Kui see kopimine on aus, sa saad vähemalt garantiid, et sa ei maitse nagu pask. Ja kui ma kuulsin fucking raadiost, kuidas mingi jälle, no valige generic fucking Eesti artist, pop music, Liis Lemsalu on ja ütles, ja ta ütles mingi intervjuus, et kurat, kohe kui ma mingi seda laulu Soome versiooni kuulsin, ma teadsin, et ma pean ise ka seda tegema nagu. Tavaliselt artistid räägivad mingi, et kuidas ma tegin selle laulu mingi fucking piltisin ground up, oli need mingi akordid paika, fucking EAD ja kuradi Creative Mind tuli mulle öösel, kuradi nägin, kuidas see laul peab välja nägema, eestlased lihtsalt ütlevad, et ma kuulsin seda ja ma pidin kohe ostma selle õigused endale. See on ju Eesti telesarjadega ka samamoodi, kõik Eesti telesarjad, mida teevad eestlased, on täielik perse. Ainult, et sisse impordid on fucking actually okei, mis nad teevad lihtsalt copy-paste. Licensitud need show'd välismaalt. Need on actually nagu kannatab ära türa. Nii, ja nüüd teemegi siis lõppmängu. Lõppmänguks siis on see, et kõik annavad üksteisele mingi rolli, siis mõtleme välja mingi settingu ja siis me põhimõtteliselt actime out'i mingi stseeni, mis selles settingus nii-öelda toimub. Nende rollide põhiselt. Ja Oliver, sul oli vist setting olemas. Nii, me oleme jaanipäev on, kõik need karakterid on, nad olid jaanipäeval siin muus. Rämmar pidu oli, kõik olid fine, nice. Hakkame kuradi mandrilt koju minema, ootasime järjekorras ära, järgmine, või nagu praam hakkab minema, me tahame praami peale saada. Ja siis me paneme nagu fucking action filmis, paneme sealt kuradi rämbist ülesse, aga kuna me ei ole action filmis, me ei lennanud praamini välja ja siis me oleme autos, mis vaikselt täitub veega ja me vajume samal ajal põhja. Ja meil on mingi, ütleme, mida, 30 minti aega. Okei, nii. Kellegi on roll juba olemas ka või, mõeldud? Järgmisele. Teemegi seda pidi ringrandast. Genereerin. No ei või ütle, mis ma olen. Allan on vend, kes on okei. On Vändrast ja ta peab kiiresti jõudma enda 10 lõpetamisele. Ma ei tea, miks see toimub päev pärast jaanipäeva, aga tal on vaja lõpetamisele. See oli hiline, suvetöö. Jah. Terve kool oli suvetööl. Nii, Allan. Okei. Karel on lihtsalt vihaprobleemid. Ta ei suuda taluda kriitikat samuti. Okei. Ivar, sa oled täiesti tavaline pereisa, veidi ülekaalus, armastavad grillida värki-särki. Täiesti kõht on ees, munts on ees, handlebar mustache, prill on ees, vest on seljas, aga nüüd on tekkinud ilge probleem. Sul on räme pasahäda. Sul on räige pasahäda ja me ei saa akentega midagi lahti teha obviously, kuna vesi siis lihtsalt tapab meid ära. Ja see konandrum tuleb lahendada. Sul on dilemma. Situ alla. Nii, situ alla. Oliver, sina oled ex-vang, kes on muidu selline hästi kuradi ennast täis, õhku täis, selline üli-isa mees. Aga sul on üks probleem. Sa ei oska ujuda. Okei, see on fair. Okei, nii. Mulpid oskan võib-olla. Ja nüüd me sõitsime sadamakaelt alla ja käis
jõhker plärtsatus ja me maandusime vette . vaikselt me praegu vajume . me vaatame akendast mereelu onju , vetikad , kalad ujuvad onju , mingi haikala , vaal onju , värgid , jah , the särgid . classics of the tule mees , mul on vaja jõuda Vändrasse . mul on gümnaasiumi lõpetamine . tule mine putsima gümnaasiumi lõpetamisega , mu fucking lapsed ootavad mind . mul , mis ma teen , kui mu tütar jääb ilma isata ? me peame ma jään ilma keskhariduseta . olen vait , noh . kõige väärtuslikum Esimese asi maailma Eesti probleemid. rahvas . sina saad vähemalt poodi kuradi poemüüjaks veel edasi minna , aga mida minu tütar ilma isata teeb ? mitte midagi . okei , aga mis see plaan nüüd ette näeb , meil on kiiret vaja me peame lõjutama plaanid . nii , plaan . ma ei tea , sõidame mingi merepõhjas edasi või ? sõidame teisele poole välja või ? tule , me ei sõida teisele poole välja , see ei tööta , autod ei sõida vee Meil on vaja autost välja meil on vaja saada. kiirelt autost välja mis mõttes auto ei sõida vee all , ratas käib . autol ei ole katusakent me . ei saa midagi lahti Katusakent teha ei . ei , me lahti kohe kindlasti midagi oota , ei tee . aga kuule , sa oled hästi tugev mees , sa oled Ei, nagu ei. fucking jõuga , pane läbi akna . ei , nii , aken , vett , me ei pole vaja . Ei, see on- mis abi mõttes tuleb , tuleb vaja? abi tuleb . me ei ole nii kaugel. me oleme , kai on selja taga , kai on selja taga Keegi ei . näe. keegi tuleb , kraanakong , ma juba näen konksu seal . ei ole probleem , me lihtsalt , kuradi , me ei ole nii kaugel , me saame ujuda vabalt kaldani ära , see ei ole probleem . teeme lihtsalt fucking , kõik oskavad teksa palun ujuda. see aken katki ja me saame fucking kaldale Akent , ujuda . Mitte keegi ei ole nii ei ole vaja fucking lahti tamm, teha , et ta ei akent oska ujuda. jätkuvalt ei ole lahti vaja teha . ma arvan , merepõhjast lähme , sest tõmbame mõtle välja . merepõhjast lähme , kas sa oled taun või ? ei ole taun . mees , kas sul on kätised vaja ? no oskame ujuda . nagu , ongi , teises klassis kui meil kätised on , siis ma võtan nad vastu . ma seda võin öelda . ma ei ütle ära. okei , teeme siis sellise diili , sina lööd kõigepealt akna katki ja meie sebime sulle kätised . ei Okei. ei tööta nagu skeeme väga , ei , mis te ei , käi putsi rais . tundub , me saame sulle need kätised , ära muretse , palun lihtsalt löö see aken katki . ei , jätkuvalt ei , ma keeldun aknad avamast . sa pead avama okei nii. , keegi veel mingi natuke tugevam mees siit on või ? nagu mina ei löö midagi . ma võin . proovida , ma arvan , ma saaks seda katki noh , aga davai , tee . No tee. vaata , kuidas juhtub . no tee rahvale . äkki saab . minu tegelane sai lihtsalt väga palju haige . tere , sa oled täiesti kasutanud . oo , viitu , ma teeme , oo , mida ? meil on fucking tagaistmel peaks olema mul haamer , oota . miks sul haamer aitab haamla nagu . tere , oo , keegi , kes , roni kuradi pagassi alla . või roni siit kuradi , lase need istmed alla , roni pagassi . ma lähen teel juba . no mine , leiad või ? ma leidsin haamri . davai . Oliver , Acquire sa oled ei , tugev . oota , enne kui me klaasi katki teeme , mõtleme selle peale onju , et kas me saame , me kõike võib-olla ei jõua pinnale näiteks onju . sa olid roolis , sina sõitsid käilt alla , sa lähed niikuinii tagasi vangi , kui sa meil välja oli saad . fucking vaja Vändrasse jõuda esiteks onju , kellelgi on mingi keskkooli lõpetamine , taun siuke onju . sa lähed niikuinii tagasi vangi . pohhui , Allan , lihtsalt kuradi , võta kõik oma jõud kokku , sa mine viitu . meil on aega veel , meil on aega veel , meil on ainult põlveni on vesi ainult , meil on aega veel , mees , aega on veel . ei ole proovin. kas meil on mul on teile häid uudiseid . ma tegin auga aknasse , aga seal tagas rohkem vett tuleb . meil on aega umbes 5 minutit nüüd . davai , ma ujun kiirelt välja lihtsalt , panen ajama . mina olen juba kuradi poolel teel veepinnale lihtsalt . no ma põksun autos onju , I guess . tere , kuulge , kus Oliver jäi ? pohhui selle Oliveri , tema ise on debiiliks . räägib veel . No man left kus behind . Oliver on ? No man left behind . vittu sellega , minu lapsed ootavad . tere , No man left Mul on vaja Vändrasse jõuda. pooleldi persist onju . tule küll . mul on vaja Vändrasse . meil jõuab , meil ma jõuab tegin 4 . nalja tegelikult , mul on pohhui nendest lastest , mul on peldikusse vaja saada . pigem vittu küll . pigem suren kui awkward olukord . täpselt tule , pinnale mõtle , jõuab . mis fucking , kui piinlik see oleks , kui meie laip leitakse praegu vee põhjast üles , tehakse vrakk katki onju , murtakse sisse ja türa seal lihtsalt minu näo ees ulbib fucking sitajunn . või see on nagu poolel teel , nad leiavad selle nagu ta viimane tegu maailmas . kas te ka tulete või mis te põksute seal ? jaa , fuck it , Ikka, jah. ma tulen ka , every man left behind . ma oleks ka , iga mees enda eest . ma panen ma siukse ei tea , üle . ma lähen mingi autoga nussima , proovin käima . saad , ma hakkan sõitma , ma olen juba poolel teel . mööda põhja . vaatan lihtsalt alla , mida viit . tere , keegi , Oliver jäi maha , no pohhu . Oliver , GG . Oliver ja Oliver ,
on surnud . He wasn't meant for water, ta bro . niikuinii ei Ma arvan, olnud , et, ta niikuinii ei panustanud ühiskonda , ta oli vangis . jaa , ta oli eksvang , nii et Jaa, pole jaa, väga suur kaotus . loodame , et vähemalt olid jääb dead maksumaksja raha natukene alles . loodame , et olid dead üks leets vähem . veepinnale jõudsid 4 peakuppu ja 2 kakajünni . veepinnale jõudsid 3 . 3 jah , sorry . 3 Jah. isikut . juppu . 3 isikut jõudsid veepinnale . kohale ilmus pääste . Nad tõsteti välja ja veepehast leiti Oliveri surnukeha . Unlucky . oleks pidanud ujuma õppima . oleks pidanud paremad sõbrad leidma . oleks pidanud ulpima õppima , noh . õppima . kogu aeg kätised in the pocket , noh . Never know . igaks juhuks peab kogu aeg pagassis ujumisrõngas Jaa. kaasas olema . tegelikult on . jah , aga sellega ma arvan , meie podcast on siis läbi hetkel . Lähme jooma . jooma . tule kutil võib-olla üle lõkke , tahate näha ? jaa . üksteise auk sisse ja kotid põlema ja . ja sa paned , sa oled ka juba mõnest nühkest . Razer Clean tuleb , vähemasti need kõrbed kotid , aga need on puhtad . sa ei oska ujuda isegi . tiiger on väljas , ta ei ole džunglis , ta ei ole peidus . vähemalt toiduga on siis tiim , mis praemuna liigub .